Viimase 10 aastaga on toiduained Eestis kallinenud 83%, mis on euroala kõige kiirem tõus. Oma põhjanaabrite toiduhindadele oleme pikkade sammudega suisa kannule jõudnud. Eks meil toit oli veidi odavam kui euroalal, kui me alustasime, euroalaga liitusime ja ka 10 aastat tagasi oli märksa odavam. Kui nüüd see suur hinnatõus toimus, siis energiahinnad mõjutasid meid rohkem. Meil oli vähem meetmeid, mis takistasid hindade ülekandumist lõpphindadesse, kulude ülekandumist lõpphindadesse. Ja eks meil on seda kaubanduspinda palju, mis suurendab kulusid. Ja sel hetkel, kui need sisendhinnad on odavamaks läinud, toit on ju maailmaturul uuesti odavamaks läinud, nafta on odav, siis need hinnad ei kipu alla tulema, sellepärast et vahepeal on palgad tõusnud natukene rohkem ja ega need hinnad ei kohanegi allapoole, see on niisugune ajalooline fakt. Samas leiab Swedbanki vanem ökonomist Liis Elmik, et tegelikult on toiduhinnad tõusnud vähem kui ametlik statistika näitab. Statistikaamet ei võta oma statistikas arvesse erinevaid allahindlusi või kliendikaartidega seotud soodustusi. Et seetõttu võib arvata, et toiduained ei ole nii palju kallinenud kui Eurostati statistikas. Inimesed jälgivad toiduainete hindu, sest see on suurima osakaaluga nende eelarves, et umbes 21% meie igapäevastest kulutustest kulub toidule. Ja toiduainete hinnad on tõesti palju tõusnud ja seda me näeme ka inimeste käitumisest, et nad on hakanud tarbima toitu vähem ja asendama erinevaid toidukaupu siis soodsamate alternatiividega. Kui vaadata toiduhindu Balti riikides, siis Eesti hinnad on kiiresti tõusnud viimasel 4 aastal. 2021. aasta oktoobrini püsis meie toiduainete hinnatõus samas tempos nagu Lätis ja Leedus. Kui me vaatame seda viimase paari aasta hinnatõusu ja meie käibemaksu tõusu, siis see erinevus ongi jälle perioodi kohta kõige suurem ja kõige stabiilsem ja sellest 5%, mis meil on hinnad rohkem kasvanud, käibemaks moodustaks 3,33%, kui arvestada, et terve käibemaks jõuab hindadesse. Ja siis me ei räägi enam tegelikult märkimisväärsest suuremast hinnatõusust võrreldes Läti-Leeduga. Üks toiduainete sektori oluline eripära võrreldes ülejäänud majandusega on see, et toiduainete tarbimise maht aja jooksul ei suurene ning väiksem tarbimine hoopis pidurdab tootlikkuse kasvu toidusektoris ja kiirendab hinnatõusu. Eks see toiduhindade tõus ja inflatsioon käivad käsikäes. Seal on osaliselt kindlasti taga energiahindade tõus, palkade tõus ja need on ka kõik need, mis on siis mõjutatud otsega siis toote hindas. No on öeldud, et kuskil 10 aastat tagasi veel kaupmees siis sisseostu hinnale kirjutas 16% otsa või 18%, aga praegu pidavad see olema 26%. Kas see vastab tõele? Ei saa öelda, et on selline reegel, et meil on hulk tooteid, mis on miinusmärgiga, et on hea näide on kilepiim, mida me hoiame tõesti kunstlikult all, et täna on taga poes 59 senti 1 liiter piima ja selline keskmine ei ole 26, see keskmine on pigem 20 kanti ja see on see keskmine, mis tuleb tõesti kõikidest kaupadest, mis ühes jaekaupluses müügil on. Siiski ei saa euroala keskmisest kiirem toiduainete hinna kasv Eestis kaua jätkuda. Kui me vaatame spetsiifiliselt Eesti tarbijate seisu või hinnataset siis meie poodides, siis lisaks toidutoormete hinnatõusule võib täheldada ka seda, et meie jaekettide kulutase või nende tegevuskulud on tõusnud päris palju viimastel aastatel ja see tuleb lisada siis müüdavate toodete hinda, nii et see annab päris suure tõuke toiduhinnale. Kas me võime täna öelda seda, et tegelikult need kallid toiduhinnad, mis meile kellelegi ei meeldi, on tulnud selleks, et jääda? Kuivõrd toidutoormed maailmaturul, mõned neist on langenud, aga see hinnatõus on stabiliseerunud küllaltki kõrgel tasemel ja võib oletada, et kui saagikus on hea, ilmastik soosib, siis võib toidutoorega odavneda lähiajal, mis peaks jõudma ka siis meie tarbijateni.